Kui Jeesus Kristus, Jumala poeg, oli ristil sinu ja minu pattude eest, siis ennem kui ta suri, siis ta ütles: Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Me ei mõista seda lõpuni. Mida tähendab, et Jumal on isa? Me palvetame, et meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Ja me mõistame, et see Jumal, kes on kõik loonud, teinud, ta on imeline isa, ta on armastav isa, ta on püha. Ja kui Jeesus Jumala pojana kannatas ja meie pattudes suri, siis ta ütles, et isa, Abba, tegelikult issi, sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja Jumal on meid niimoodi loonud, et me kõik otsime seda turvatunnet. Kui olin väike poiss ja lõin oma varba vastu kivi ära ja nutsin ja kelle sülle jooksin? Isa sülle. Mul oli armastav isa. Ja ma tean, et on inimesi, kellel ei ole armastavaid isasid, kes kasvavad üles hirmuga, et kui isa koju tuleb, siis tean neid lugusid, kuidas lapsed on voodi alla jooksnud, et issi hakkab jälle peksma. Aga täna on isade päev. Täna on see päev, kus me lihtsalt tahame tänada Jumalat, et tema on loonud selle maailma ja isegi kui see on patust rikutud ja kui siin on nii palju ebaideaalset ja siin on nii palju valu, on ometi meil lootus. Meil on lootus. Mulle meeldib see heebreakeelne sõna hatikva, lootus. Ja mind väga puudutas see, kuidas üks Iisraeli armee sõdur, kes on 2 lapse isa, on saanud südamesse kitarriga julgustada sõjaväelasi. Ta käib ja laulab sõduritele ja kui sõdurid kuulavad tema laulu, neid vaimulikke laule, neid Jumala ülistuslaule, siis nende südamest ärkab üks lootus. Et Jumal on hea. On päästepäev. On võimalik saada päästetud, on võimalik saada vabaks, on võimalik saada terveks, on võimalik saada oma patud andeks. Tänu Jumalale, et ta on hea isa. Tänu Jeesusele, et ta oma surmahetkel võis öelda, et isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Aga see on selline palve, mida me tegelikult peaksime kogu aeg palvetama. Kui hommikul ärkan, isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Juhi mind täna. Õnnista mind täna. Näita mulle õiget teed. Õpeta mind. Tõuseme palveks. Kallis taevane isa, me nii täname sind, et sina tahad meie kõigi peale puhuda praegu oma püha vaimu ja meid elustada ja julgustada ja ma tänan, et nagu väiksed lapsed lähevad oma isade juurde, kui need on armastavad isad. Enamasti isa on armastav, enamasti isa on hooliv. Ja isegi need võrkpered isad, kellel on 9. lapsed sündimas ja ei tea mitme naisega, isegi need isad hoolivad oma lastest. Isegi kurjad isad, Jeesus sa oled öelnud, et isegi kurjad isad ei anna oma lapsele muna asemel skorpioni, vaid ikka tahavad head. Ja me täname sind, et sina oled hea. Me täname sind, et sina tahad meid täita oma püha vaimuga praegu ja elustada ja tervendada ja parandada. Ja kiidame, täname sind selle hetke aja eest. Me tahame sind ülistada. Au olgu sinu nimele kõige eest. Aamen. Me ülistame Jumalat ja ma palun, et selle esimese ülistuslaulu ajal siis lapsed, kes on pühapäeva koolis, te võite tulla selle laulu ajal siia juba ette.
ja pärast seda õpetaja Kätlin Nairismägi ütleb teile ühe sõnumi, julgustab teid ja ülistame Jumalat. Ja ma tahan ka omalt poolt julgustada kaasa laulma, et see lugu on ühelt poolt täitsa uus ja teiselt poolt hästi tuttav. Nii et see osa, mis on tuttav, laulge kogu südamega kaasa, et see teine pool, mida te võib-olla pole viisina kuulnud, selle te leiate piiblist, psalmist 67, nagu Taavet laulis. Rõõmus
puudus, võib istuda. Ja tere lapsed! See on see päev, mille Issand on teinud. Ja meil on mitu päeva sadanud. Ilm on sombune, porine ja muud kui sajab ja sajab. Ja Timo, üks poiss, oli oma sõbraga ratastega sõitmas. Neid see pori ja vihm ei seganud. Nad tahtsid koos olla ja sõitsid ratastega hoolimata halvast ilmast. Ja nad sõitsid ja juhtus nii, et see Timo oma rattaga kukkus poriloiku. Ja ta oli üleni sopane, mudane ja väga õnnetu. Ja ta läks koju. Ja kui ema teda nägi, siis ta, mis sa arvad, mis su ema teeb, kui ta näeb, et sa tuled sopasena koju? On ta õnnelik? On ta kuri? Kas ta on ära ehmatanud? Ja ta võib olla natuke kuri ja natuke ehmatanud. Ja Timo ema oli ka päris ehmatanud ja ütles, et Timo, mis suga sopa käks sa oled, mis suga juhtus? Tule ruttu, mine kuuma vanni ja paneme puhtad riided selga. Ja Timo käis kuumas vannis, pani puhtad riided selga ja hakkas oma koolitöid tegema. Ja püüab, mis ta püüab, aga üldse ei taha õppimine edeneda. Sest tal on südames mingi asi, mis teda vaevab. Ta võtab lõpuks julguse kokku, teeb oma toa ukse lahti, otsib isa ja kutsub isa enda tuppa. Siis ta ütleb, et isa, ma pean sulle midagi üles tunnistama. Ma võtsin su rahakotist raha. Isa on ehmatanud ja ütleb, et sa võtsid mu rahakotist raha. Timo ütleb, et jaa, isa, et ma maksan sulle kõik tagasi, ära mulle taskuraha anna rohkem, et ma maksan oma taskurahast selle kõik tagasi. Aga isa nagu ei kuulegi, vaid kordab, sa võtsid mu rahakotist raha. Ja Timol hakkavad pisarad voolama. Tal on nii häbi ja ta on nii õnnetu. Ta ütleb, et isa, palun anna mulle andeks. Ja isa ütleb, et Timo, sa ei pea seda raha tagasi maksma, kuna sa tunnistasid oma eksimuse mulle ülesse. Ja Timo, nüüd me palume koos, et Jeesus annaks ka meile sulle andeks. Ja mulle ka andeks, sest me igaüks eksime. Ja ma arvan, et igaüks meist on teinud midagi väiksena või suurena, mida me oleme kahetsenud, mida me oleme pidanud andeks paluma oma isa käest. Ja meil on armastavad ja andestavad isad. Täpselt nii, nagu meil on taevane isa, kes tahab meile alati andeks anda ja armastab meid igas olukorras. Et ära unusta seda. Ja ma soovin kõikidele isadele ilusat ja õnnistatud isadepäeva. Ja pühapäevakooli lapsed lähevad peale laste sõnumit oma tundi ja ma palun, et nüüd pastor Veljo tuleb ja palvetab õnnistust. Tõuseme ja sirutame oma käed laste poole. Halleluuja. Jeesus, me täname sind laste eest. Me täname sind, et nende sees on see energia, nende sees on see rõõm ja elevus ja me palume, et me võiksime ka olla nagu lapsed, taeva isa sinu ees. Sest Jeesus, sa oled öelnud, et kui te ei pöördu ja ei saa nagu lapsed, siis te ei saa taeva riiki. Lihtsalt ei saa taeva riiki. Te olete sellised mospurgid ja nuriserid ja ma ei tea, mis kõik, aga issand, me tahame kõik selle praegu maha panna. Kõik nurina oma elust, kõik kibedus oma elust ja tahame olla nagu lapsed sinu ees, taevan isa. Ja õnnista kõiki neid lapsi, kes täna nüüd lähevad pühapäevakooli tundi. Ja täida neid oma vaimuga, õnnista õpetajaid erksusega ja et need materjalid, mida õpitakse, need saaksid selgeks ja need võiksid tuua head vilja ja head tulemust laste eludes. Kus nad iganes on, lasteaedades, koolides
issand, õnnista kõiki Eestimaa kirikuid ja kogudusi, kus täna isadepäeva tähistatakse. Õnnista kogu meie maa isasid ja vanaisasid, eriti usklikud vanaisad, usklikud isad, me palume. Ka usuisad palume sinu kätte, kes on juhtinud kedagi taevateele, kes on kedagi aidanud välja patupõrgust, kes on aidanud maksta kellegi võlgu. Issand, õnnista neid mehi, Eestimaa mehi. Ja me palume, et nendest poistest, kes siin praegu kasvaksid tublid mehed, tublid isad. Me palume seda Jeesus sinu nimel ja me õnnistame neid lapsi. Isa, poja, püha vaimu nimel. Issand, õnnistagu teid ja hoiku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Aamen. Õnnistatud pühapäevakooli tundi ja kogudus jääb Jumalat kiitma ja ülistama. Tõesti see suur eesõigus, võttes aeg, et üheskoos tõsta üles oma taevane isa, kes on teinud absoluutselt kõik, et meil võiks olla täna see päev, et meil võiks olla see elu, et meil oleks üldse põhjust täna siin seista ja olla. Ma julgustan, ava oma suu, sest Jeesus on maksnud kõik. Tänan sind, et päästsid mind. Tänan sind, et surid minu eest, kandes ristil patud kõik, mind uueks lõid, uue elu tõid. Tänan sind su armu eest, tänan sind su mis on pesnud puhtaks mind, teinud terveks mind. Nüüd ma kiidan sind. Austus tallele, kes troonil valitseb. Surid minu ees.
tänu Jeesus, et sa oled siin. Sina oled püha. Sina oled õige Jumal, sina oled ainus Jumal. Sulle kuulub kõik au. Oled püha, püha, ei ole teist kui sa. Oled püha, püha, ei ole teist kui sa. Laulame koos. Oled püha. Sügaval südames kummardudes sinu trooni ees, tean sulle kuulun ma. Oled püha, püha.
isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri pääseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees. Sinu vermetes on minu tervis, sinu haavades elu on mul. Sinu piinas on minu tugevus, sinu vaevas on minu rõõm. Isa, 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 las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees. Sinu vermetes on minu tervis,
ilusad laulusõnad. Sinu vaevas on meie rõõm. Sest selleks rõõmuks on lootus, mis meil on ja mille nimel tasub elada. Armu rahu sulle, armas Oleviste kogudus, on privileeg täna seista teie ees ja jagada Jumala sõna. Ja seda teha just isade päeval. Isa olla on Jumala poolt antud privileeg, aga samas ka suur vastutus. Aga enne kui ma veel Jumala sõna juurde lähen, siis tahan tänada Jeesust ja ka oma abikaasad Mari-Liisi, tänu kellele ma täna saan rääkida teie ees isana. Ja kes mu lugu täpsemalt teab, siis selles loos on nii ime, armu kui ka õnnistust. Aga siin ma olen ja teiega sõna jagan. Ja otsisin ka tänaseks veel, et enne kui alustada, et mis see päevasõna ütleb, ja päevasõna ütleb väga ilusti. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Psalmist 119, 105. Puudutagu tänane sõna meid kõiki, sest sõna on see, mis meid edasi viib. Ja tänaseks tuli mulle südamesse jagada teiega Peetruse 1. kirja 2. peatükki. Ja loen seda teile 2 osas. Ja mind kõnetab see täna isadepäeval just sellepärast, et ta toob esile vastutuse, mis meil isadega kanda on. Ja siit osundus algab. Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Kui te olete tunda saanud, et issand on helde, tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnustatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Laske ka endid ehitada elavate kividena, vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimelikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased, Jeesuse Kristuse kaudu. Seepärast seisabki pühakirjas. Näe, ma panen Siionisse kivi, valitud, hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatule aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Ja isadena on meile antud perepreestri väljakutse, mis tähendab, et meie ülesanne on julgustada, toetada ja suunata oma pere ja ka oma lapsi muutumaks just sellisteks elavateks kivideks, kandes oma eludes just sedasama Jumala sõna, väärtusi, hoiakuid ja Jumala kartust kõiges, mida me teeme, oleme või isegi mõtleme. Mäletate ka ju, et sõna kristlane sai ju alguse varakristuse ajal Antiookiast, kus meid kristlasi nähti väikeste kristustena, kes nii-öelda peegeldasid Jeesuse kohalolekut läbi oma käitumise ja elamise tema äraolekul. Ja sellepärast ongi meil vaja kanda sedasama Jeesuse peegeldust oma igapäevaelus. Ja siit ma lähen osundusega veel edasi. Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas. Hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu. Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijast, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval. Alistuge issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemale, olgu maavalitsejale, kui tema poolt saadetule kurjategijaid karistama, aga heategijaid kiitma. Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse. Elage otse kui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased. Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat, austage kuningat. Orjad, alistuge täie aukartusega peremeestele, mitte üksnes headele ja leebetele, vaid ka tujukatele, sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala eest talub viletsust kannatades süütult.
Sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja teie peate seda taluma. Aga kui te head tehes kannatades talute peksu, siis see on arm Jumalalt. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas meie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Teie olite ju nagu lambad ekslemas, kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede karjase ja ülevaataja poole. Osunduse lõpp. Seega, meie kui kristlaste järgi nähakse Jumala tegusid ja kuidas meie käitume, sellistena nähtakse ka Jumalat. Kui meie oleme pühad, siis inimesed näevad Jumala head kätetööd. Samas, kui me seda ei ole, on kindlasti palju neid, kes kahtlevad. Ja see kehtib ka meie preestri rolli täites. Olles oma lastele headeks eeskujudeks, anname neile võimaluse näha ja jäljendada meid ning õppides sellest omakorda õpetada oma lapsi eluteel. Palvetame. Tänud, kallis Jeesus, et oled ikka alati meiega nii headel kui rasketel aegadel ja saame alati sinule loota ja läbi sinu eeskuju saame olla eeskujus ka meie lastele. Anna meile ikka tarkust sinu õpetusele, kannatlikku meelt käia sinu teel ja järgida sind. Et me ei hakkaks isekeskis iseenese tarkusest hakkama erinevaid asju tegema, rahmeldades edasi liikudes ja ka julgust, et minna vastu voolu, kui selleks, et minna vooluga kaasa, peame alla andma sinu õpetusele. Ja andesta meile, kui me laseme end eksitada ja too meid ikka jälle meie teele tagasi, et me saaksime koos sinuga ja koos oma perega käia seda teed, mida sina oled meie jaoks valmis pannud. Ja Jeesus, palun hoia meie isasid. Olge kiidutud sinu nimi ikka ja jälle igavesti ja tänan, et sa meiega oled ja tänan, et oled andnud meile selle tänase hetke. Jeesu Kristuse nimel. Aamen. Aitäh, vend Andrus, selle sõna eest ja aitäh sellest, et sa tõid ka vehklemise Toomkooli tagasi. Kes ei tea, siis Toomkoolis oli ajalooline selline õppeaine oli vehklemine ja nüüd eelmisest aastast on see taastatud, nii et Toomkooli õpilastel, nii poistel kui ka tüdrukutel, kui nad soovivad, on võimalik treenida, õppida vehklemist. Aga see on tänu aktiivsetele isadele, kes koolitöös kaasa aitavad ja ma võin ka Toomkooli siis hoolekogu kolleegiumi esindajana avaldada sulle tänu selle eest. Aitäh! Et meid ei ühenda mitte ainult kogudus, vaid ka kool ja lasteaed ja see on meie eesõigus. Aga täna on meil rõõmupäev. Me tahame kogudusse õnnistada Elisabeth Kuparti. Elisabeth, kus sa oled? Oh, näed, siin. Ja võtame ta aplausiga vastu ja ma palun, et pastorid tulevad ka siia ette ja palume õnnistust. Tule siia päris üles. Et ma palun, et kõik meie koguduse karjased, ka pastor Rein, sa oled seal samba taga alandlikult, aga ole hea, tule ka. Ja Elisabeth tuleb meie kogudusse Valguse tee kogudusest ja ta on aasta aega olnud meie noortetöös kaasas, aktiivne, aga tema vanemad said ka usklikuks Oleviste koguduses, nii et kuidagi see perekondlik side on Olevistega olnud ja nüüd ta tundis Jumala puudutust ja kutset liituda kogudusega. Tõuseme ja ma annan kõige vanema kätte, pastor Rein. Jah, tänu Jeesus. Ja ma tänan, et sul on sündinud nii
Elisabeth. Jah, tänu Jeesus. Ja ta ei ole läinud mööda maailma hulkuma, patumõnusid otsima, kuradit teenima. Vaid on kummardunud oma isa ette, ütlen isa Jeesuse nimel. Võta mind vastu oma lapseks. Ma tahan elada sulle. Ma tahan voolata välja armastust, rahu ja rõõmu. Aitäh, isa, et sa oled mind sünnitanud oma pühavaimu läbi. Ja nüüd kogudus palub siin alanduses. Võta see kallis lapsuke, kanna ta läbi pöörastest aegadest, kurjuse lainetest, et ta võiks täituda järjest armastusega, Jumala armastusega ja anda seda edasi. Päev-päevalt ümber ringi ja inimesed näevad, et Jumal on armastus. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista su peale, olgu su armuline. Issand, tõstku ma pale su üle ja andku sulle oma rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Võin kallistada. Mikrofon sinu pärast. No nii. Nii hea on. See oli nii hea praegu. Aitäh teile kõigile. Ja mina tahaksin nüüd kiiresti rääkida sellest, kuidas see Jumala plaan, mis on meie kõigi eludeks jaoks loodud, see on nii palju suurem kui see, mida meie ise suudame ette näha. Ja minu lugu siis hakkas paar aastat tagasi ka 2019 suvel, kus mul tekkis Pelleli laagrist selline välkmõte, et nii, nüüd mina lähen Koreasse vahetusõpilaseks. Ja sest siiamaani Korea kultuur ja keel on minule väga südamelähedane. Ja siis kogu see protsess tegelikult oli isegi Jumala juhitud, et kõik rahad said õigeks ajaks makstud. Minu vanemad olid nõus, kuigi ma olin tol hetkel alles 15. Aga siis minu algne plaan oli minna 2020 suvel. Aga nagu me kõik teame, siis 2020 kevadel tuli COVID ja kogu maailm läks lukku. Ja minu ees seisis valik, et kas ma ei lähe üldse kuhugi või ma valin mingi teise riigi. Ja mul oli selline nagu ma olin väga kurb, et ma ei saanud Koreasse minna, sest ma väga tahtsin. Aga ma otsustasin, et ei, ma lähen ikkagi avastan natukene maailma. Ja ma otsustasin, et ma tahan minna Ameerikasse. Ja siis see õpilasvahetuse organisatsioon leidis mulle siis, otsis mulle pere, otsis mulle kooli. Ja tol ajal minu elus ma palvetasin omale mentorit. Ma tahtsin väga inimest, kellega rääkida usulistest asjadest. Ja siis minu hostpereks sai üks väga armas keskealine naine ja tema 3 koera. Ja see oli täielik Jumala juhtimine, sellepärast, et see kvaliteetaeg koos mu host tema Deidrega oli parim osa minu Ameerika vahetusaastast ja lihtsalt tänu tema juhtusid nii paljud asjad. Ja siis ja minu host tema Deidra oli see, kes õpetas mulle, kui oluline on kogudus. Varem ma käisin niimoodi, vahepeal käisin Eestis koguduses, vahepeal käisin Nordekatel, vahepeal ei käinud. Ja siis, aga minu host tema oli väga karm minuga. Ta ütles, et kui su mõlemad jalad on sul all, siis sa lähed minuga kogudusse, siis sa tuled minuga kogudusse, muidu sul ei ole valikut. Ja see õpetas mulle, et Jumal ei tohiks olla valik meie elus, sul ei tohiks olla valikut, kas sa lähed pühapäeval kogudusse või mitte. Sa lihtsalt vead end kohale ükskõik, kuidas sa ennast tunned. Ja tänu sellele
kohe, kui ma Eestisse tulin, siis ma mõtlesin, et okei, nii, nüüd ma tahan leida omale ühe ägeda koguduse, kus on ka minu vanuseid, kellega ma koos saaksin olla osaduses. Ja siis ma käisin paaris koguduses, kõik oli väga tore ja siis tänu mu vahetusaastale, mul jäi koolis 1 aasta vahele ja juhuslikult läksin imearmsa Saara kapteiniga ühte klassi. Mina läksin nende klassi. Ja siis ma mäletan seda nii hästi, me olime vist kusagil, sõitsime bussis ja ma näen, et Saara võtab kotist välja piibli. Siis ma olin nagu, vau, et sa olid ikka nagu päriselt usklik, mitte lihtsalt ei ütle nii, on ju. Ja see oli nii äge. Ja siis meie nagu sõprus hakkas arenema ja siis ühel hetkel oli see, et Saara iga reede rääkis, kui äge on Oleviste Nordekas. Ja siis mina niimoodi paar kuud ootasin, et äkki ta kutsub mind ka vahepeal, ütles, et ma otsin ka niimoodi kogudust ja nii. Ja siis ühel hetkel ma olin nagu, et okei, ma lihtsalt ise küsin, et kas ma võin tulla. Ja Saara ütles, et muidugi tule, meil on nii äge. Ja siis ma ütlesin, et okei, ma just tulen vaatan, kui äge teil seal on. Ja siis niimoodi lihtsalt nagu hästi loomulikult ma hakkasingi käima siin Nordekatel iga reede, lõpetasime Saaraga koos, ma olin nagu mul ei ole midagi muud niigi reede õhtul teha, et ma siis tulen Nordekale. Ja siis niimoodi lihtsalt hakkas see arenema. Ja see on nii imeline, kuidas selles suvelaagris, Oleviste suvelaagris Jumal muutis mind kuidagi täielikult. Kes ei usu, võib Saara käest küsida, me oleme seda palju arutanud. Kuidagi see, et ma sain hästi palju võtta kvaliteetaega ainult Jumalaga ja see oli nii oluline minu jaoks. Ja teiseks ka Saara kirjutatud ülistuslugu, see, et ma palun, et sa oleksid ainus, kellele ma elan sellise mõttega. Ja see tuli mulle kuidagi selline, et mul tekkis selline otsus ja selline nagu soov, et jah, Jumal, ma tahan olla see või ma tahan, et sina oleksid ainus põhjus, millele ma elan. Ja see oli täiesti elumuutev kogemus minu jaoks. Ja see lihtsalt, kui ma toon siia nüüd niimoodi piltliku näite, siis varem Jumal oli minu jaoks nagu vanaonu, mitte isa, kelle juurde sa ei lähe siis, kui sul ei ole mingit tähtsat nagu teemat arutada või tähtsat küsimust. Jumal oligi ma teadsin, et ta on isa, aga ta tundus rohkem mulle kui vanaonu. Aga nüüd selles laagris Jumal muutus isaks. Jumal muutus selliseks isikuks, kelle juurde ma võin minna ükskõik mille pärast. Ma võin ka lihtsalt oma isa juurde ka, kui mul ei ole midagi rääkida, ma võin lihtsalt minna talle kaissu ja olla seal. Ja see on täiesti okei. Ja Jumal muutus selliseks isikuks Oleviste suvelaagris minu jaoks. Ja see oli lihtsalt nii imeline. Ja nüüd, kui ma juba isadest hakkasin rääkima, siis ma lõpetaksin oma tunnistuse sellise asjaga, ma natuke räägin enda isast. Natukene räägin, kui äge isa mul on. Minu isa on mulle väga suureks eeskujuks. Ma olen saanud temalt väga palju. Kõik mingisugused juhiomadused, ma olen näinud, kuidas ta armastusega oma tiime, kas koguduses, kas töö juures, kuidas ta armastusega oma tiimi juhib. Ma olen näinud, kuidas ta on lihtsalt nii lahke ja kuidas, kui keegi vajab abi, siis minu isa tõttab appi. Mulle jäi meelde see, kuidas väiksena mu isa võttis hääletajad tee pealt nagu kaasa, kui me läksime kooli. Ja minu jaoks oli täiesti mingi uus asi, sest ma ei olnud näinud kedagi, et võtaks. Ja see on siiamaani mul meeles. Minu isa on väga sihikindel, kui ta midagi ette võtab, siis ta teeb need ära. Ja tema on see, kes meie peres juhib meid kõiki Jumala poole. Nii et aitäh, siis on mulle väga kallis. Aitäh teile! Aitäh, Elisabeth, selle väga siira tunnistuse eest. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Niimoodi ei ole keegi rääkinud, et Jumal on olnud vanaonu. Ja nüüd on korraga isa.
Ja piibel julgustab meid, et kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta seda peab sinu sõna järgi. Meil on võimalus täna saada üks vitamiin kaasa. Me koosolekutel vitamiine ei jaga, aga täna on küll vitamiini jagamise päev. Minu käes on selline helesinine vitamiin, aga põhimõtteliselt iga isa võib saada selle vitamiini ja siin sees on üks üllatus sulle. Värske manna, nii nagu pastor Enno Hunt oma kodugrupis jagas aastaid siin Maarja kabelis. Nad kogunesid ja iga kord oli seal kodugrupis värske manna. Igaüks võis sirutada oma käekaussi ja võtta omale värsket mannat. Siin on sulle Jumala sõna salm, armas isa, armas vanaisa. Võta see kaasa. Kui sa oled väljumas siit kirikust või kui sa tuled pärast kohvikusse, mis on täna pühapäevakooli töö toetuseks, õpetaja Ülle Kääriku meeskond on valmistanud võrratu kohviku, nii nagu eelmisel pühapäeval olid Raul ja Liivi ja Piret ja Lauri. Täna on uus meeskond ja kohvikus ootab sind samamoodi see väikene vitamiin. Mina ei ütle, mis salmi mina sain, see on väga hea salm. Prohvetlik sõna, väga julgustab mulle. Kannan siin südame all seda. Ja siis on veel selline kikilips, mille pühapäeval lapsed on teinud ja siin sees on selline ilus kaart. Nii et ärge minge, kallid isad, ära ilma selle hea isadepäeva soovita laste poolt. Ja ärge mingega ära siis külastamata kohvikut, aga autojuhid palume teha auring kohe pärast koosolekut. See punane kaart teie auto aknal tuletab meelde, et tehke kiiresti auring, et need, kes tahavad ära minna, saaksid ära minna. Ja kui te tahate tulla kohvikusse tagasi või tahate tulla eespalvele, ka eespalve altar on avatud täna, siis sõitke tagasi hoovi ja kõik asjad saavad tehtud. Saab kohvik külastatud ja saab ka eespalvel käidud. Eespalvetajatel on meil siin sellised 3 erisugust silti, aga kui te näete, et keegi kannab sellist silti, siis teate, et see inimene ei ole mitte juhuslik, vaid ta on koguduse poolt usaldatud hingehoidja, eespalvetaja, et pöörduge julgelt kellegi poole siin altariruumis, kes kannab sellist silti. Need on siis mul 3 silti lausa, et olen nagu pastor Ülo Niinemägi, kes kannab igasuguseid silt ja Iisraeli medaleid. Aga sellised sildid on siis eespalvetajatel ja julgustame tulema ka palvetama oma isa eest. Võib-olla kellegi isa on haige, vajab eestpalvet, vajab päästet. Ja siis täna õhtul on veel kell 2 on alfakursus Maarja kabelis. Tere tulemast ka sinna. Ja kell 18.00 on meil täna eriline isadepäeva luule ja muusikaõhtu Maarja kabelis, mille viivad läbi luule ja muusikaga Heli Meibaum ja tema meeskond ja pastor Heldur Kajaste. Nii et Maarja kabelis kõigile luule ja muusikahuvilistele on ka selline eriline isadepäeva õhtu. Ja nädala sees on meil see nädal hästi intensiivne. Meil on lootus sinu jaoks kolmapäeval siin kell 19.00 külastab siis Oleviste kogudust ja Eestimaad Nick Vujicic. Nick Vujicic, mees, kes kõneleb ilma käteta, ilma jalgadeta ja ta on kuulus motiveerija ja evangelist. Olen näinud neid videosid, kuidas ta räägib noortele ja näen, et terved auditooriumi täied noori lihtsalt nutavad, lihtsalt parandavad meelt, lihtsalt hakkavad Jumalat tänama selle eest, et mul on käed, et mul on jalad, et ma saan midagi teha ja saan neid kasutada. Ja et minu elul on kõrgem eesmärk, minu elul on Jumala kutse, minu elul on Jumala plaan. Ma lihtsalt ei eksisteeri siin maa peal, vaid kõigel on sügavam mõte. Ja seda lootuse sõnumit on tulnud Nick jagama. See üritus on tasuta, kõigile avatud. Me paneme siia kirikusse ka lisatoole.
tõenäoliselt tuleb üle 2000 inimese, see kirik tuleb täiesti täis pakitud, aga julgustan sind tulema õigel ajal, siis sa leiad ka ilmselt oma listekoha. Ja see on ainus koosolek Eestimaal. Siit ta läheb edasi Lätti, Leetu ja see on nagu selline tuur siin, et aga kasutame seda võimalust. 10-aastase poisina ta tahtis ennast ära uputada. Tundis, et ta elul ei ole mõtet. Aga ka tema on leidnud elu mõtte Jeesuses Kristuses. Tal on ainult üks jäse siin kõhu all, millega ta kõik asju teeb. Aga selle mehe süda põleb Jumalale. Tal on imeline abikaasa, 4 armast last. Ja mulle tundub, et ta on üks kõige mehelikumaid mehi, keda ma olen näinud. Kelle kõrval mõned sellised suured musklimehed on könnid. Sest mehelikkuse tõeline sisu on tegelikult vaimsuses. Kristuse meelsuses on tõeline mehisus ja mehelikkuse saladus on Kristuses. Me saame tulla ka 16. novembril neljapäeval palvekoosolekule 6:30. Meid teenivad Maarja Kabelis Tuuli Hiini ja pastor Teet Uuemõis. Ja reedel 17. on siin kirikus üks väga tähtis üritus. Politsei- ja Piirivalveameti aastapäeva jumalateenistus, kus jutlustab peapiiskop Urmas Viilma ja mis on avatud kõigile soovijatele. See on kell 16.30, 4:30 reedel, enne noorte õhtut. Ja kell 6:30 kogunevad noored siis Käärkambris noorte täiskasvanute õhtul ja Maarja Kabelis teismeliste noorte õhtul. Laupäeval 18 november kell 10 on meil meeste palvehommik, Oleviste meeste palvehommik ja see on meil ühiselt Haapsalu ja Kohila koguduse meestega. Siin Maarja Kabelis koguneme kell 10, et koos meestega rääkida meeste asju ja palvetada meeste asjade eest ja palvetada ka meie maa ja rahva eest. Kohvilaud, teadmiseks siis nendele meestele vendadele, kes kogunevad varem, on juba 9:30, on siin osadus ja vestlusaeg meestega. Oodatud on noored mehed, keskealised ja ka väärikamas eas vennad. Vanempastor Siim Teekel. Järgmine pühapäev me koguneme kell 10 jumalateenistusel, kus meid teenivad Neili Maasing, Erki Jurman, pastor Ülo Niinemägi ja ansambel Kandled ja pasunad, orelil Liina Rahuoja ja teenistust juhatab pastor Rait Tõnnori. Ja kell 12 me oleme Issanda surma mälestamise teenistusel, kus meid teenivad Neili Maasing, Raul Rikk, Veljo Kaptein, Elisabeth Hõbesalu, Efata koor ja vanempastor Siim Teekel juhatamas seda teenistust. Aga nüüd on meil võimalus panna kokku korjandus Jumala riigi töö heaks ja palun, et vennad tulevad, aitavad selle üles võtta ja see on vabatahtlik. Täname kõiki, kes on elektrooniliselt ka annetanud, kes on oma käe sirutanud. Ja Jumal õnnistagu meid. Sinu au tuleb ilmsiks, me kartma ei pea ja püsima
segasel ajal me kartma ei pea, sest täide läheb viimnegi tõotus. Kiida issandat hing, laula laulu mu suu, olgu käes sinu lõntsus või ootus. Sinu au tuleb ilmsiks, me kartma ei pea, jääb püsima südames lootus. Ka segasel ajal me kartma ei pea, sest täide läheb viimnegi tõotus. Kiida issandat hing, laula laulu mu suu, olgu käes sinu lõntsus või ootus. Ära karda, ole rahu, Iisraeli Jumal on ustav. Kiida issandat hing, laula laulu mu suu, olgu käes sinu lõntsus või ootus. Ära karda, ole rahu, Iisraeli Jumal on ustav. Iisraeli Jumal on ustav. Sinu au tuleb ilmsiks, me kartma ei pea. Iisraeli Jumal on suur, me kartma ei pea. Ja nüüd me 3 vennaga tahame õnnistada, teha ühe vägeva õnnistuspalve ühele vennale, kes sai 48 sellel nädalal, 10. novembril. William Borisenko, meie mees Ukrainas. Lootuse fondi eestvedaja. Halleluuja. Nii, anname lilled ka sulle üle koguduse poolt. Need on meelõhnalised ja pastor Ülo Niinemägi, ma arvan, et keegi nii hästi ei oska õnnistuspalvet paluda kui Ülo. Ole hea. Issand, me täname sind Viljami eest, tema pere eest ja palume talle täna õnnistust, täit õnnistust, sest parim on ees. Juubel on ees, sinu tulek on ees, aga me palume kasutada teda Eestis, Ukrainas, Iisraelis, kuhu iganes sa teda viid. Kasuta teda rikaste ja vaeste, sõltlaste ja vabade, kõigi heaks, issand, õnnista teda, õnnista lapsukest, kallist naist, õnnista ta minekuid ja tulekut, ta rahaasju, tema usaldust, kui ta läheb pommirahe all, kui ta läheb rakettide hirmus ja ohus, kui autodel lähevad rehvid alt, issand, ma tänan, sinu inglid on olnud. Sinu inglid on olnud selle mehega ja jäävad ja me õnnistame sinu nimel
Williamit praegu ja sinu õnnistus jääb tema peale. Hea tervis, hoidmine, tarkus, alandlik meel, ustav meel. Issand, õnnistagu sind, William Borissenkoi, ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista su peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale su üle ja andku sulle rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Õnnistatud oled. Jääme seisma ja täname Issandat kokku pandud korjanduse eest ja kui nüüd ühe sünnipäeva lapse me oleme siin juba ära õnnistanud, siis ma loen ta veel ette. Meil on suur kogudus ja meil on novembrikuus olnud 37, sellel nädalal on 37 sünnipäeva last olnud. Ja nende seas 83 aastat täitus Merike Roometil. Issand, õnnistagu sind tõesti ja hoidku sind. Tiina Lepik, 55. Me palume Tiinale tervist Jeesuse kallil nimel. Kui ta võitleb haigusega, siis issand, sina aitad. Ja me tõesti võtame selle sõna sinu sõnast vastu, et haigete peale te panete käed ja need saavad terveks Jeesuse kallil nimel. Elle Rajandu, 45 ja on täna sünnipäev. Ole väga õnnistatud Jeesuse kallil nimel. Ja Melissa Kaldarule on ka täna sünnipäev. Jumal õnnistagu sind väga, kui sa oled siin. Nii, ja nüüd me palume õnnistust kõigile, kes on siia pisikesse karbikesse midagi andnud. Issand, sina näed nende südameid ja sina õnnistad. Issand, me palume nende elud, nende kodud, nende töökohad, nende pered sinu kätte ja sinu õnnistust Jeesuse kallil nimel. Issand, õnnista neid, kes on andnud läbi internetitee või mingil kolmandal moel, issand, ja kes on siin katsunud kümnisega Jeesuse kallil nimel. Õnnista, ole hästi ligi neile, issand. Sinu käest tuleb kõik. Sina oled hea. Sinu heldus kestab igavesti, issand, ja ma tänan sind, et sina varustad oma lapsi Jeesuse kallil nimel. Tänu sulle. Issand, me palume ka tarkust kogudusele selle raha kasutamiseks, issand, ja meil ei ole milleski puudu, issand, sina varustad ja sa oled täna teinud õieti, et sa oled täna siia tulnud, issand. Halleluuja. See on nii hea, issand, et meil ei vihise pommid praegu ja Jumal, sa oled kaitsnud Eestimaad ja su inglid kaitsevad, issand. Tänu, issand, selle armu eest, issand, ja me palume, anna armu rohkesti veel edaspidigi, issand. Tänu, Jeesus, selle eest. Halleluuja. Nüüd meil on mõned palvesoovid siin. Palutakse eespalvet kalli Taavidi pärast, kellel teisipäeval on kooli vastuvõtu katsed Saksamaal. Kallis Jeesus, täname ja palume sinu püha vaimu juhtimist selles valikus. Ja Taavid pidi meie keskel olema, siis issand õnnistagu sind tõesti, et kõik need valikud, mis on tõesti issanda poolt juhitud, Jeesuse kallil nimel, issand. Ja et Jumal kaitseks sind ja hoiaks sind ja Jumala tahe oleks sinu peal, Jeesuse kallil nimel. Aamen. Siin on üks tänupalve, me ilmselt oleme kõik lugenud, et üks selline praamlaev, väikene Amalia, mis oli ta siis nüüd Ruhnusteel või Kihnusteel, ma täpselt ei tea, kuhu ta pidi minema. Aga tekkis suur kreen laevale ja ta ei pääsenud sinna, kus ta pidi minema ja tulid helikopterid ja kes päästsid ära, nii palju kui päästa sai, aga 4 meest jäi sellele laevale ja üks nendest oli ka Aivar, kes on Haapsalu kogudusest ja siin on tänupäevad. Mul on tänupalve mu õemehe Aivari eest, kes oli Amalia parvlaeval. Jumal hoidis, Aivar tegi palveid ja õigeid otsuseid. Me teame, issand, et see laev õnnelikult jõudis
Läti sadamasse ja kui tõesti olukord oli kriitiline, siis see on tõesti Jumal, sinu ime, et sa õige inimese läkitad sinna. Nii nagu Paulus oli merehädas ja palvetas, et mitte ükski hing ei hukkuks. Me täname tõesti, et sina saatsid ka Aivar sinna, kes palvetas ja kõik läks hästi. Kõik said päästetud. Tänu Jeesus selle eest. Tänu Jeesus. Issand, me toome ka nüüd Iisraeli rahva sinu ette, Jumal, kui just kuulsin, et juba jälle tulevad pommid sealt Gaza sektorist Iisraeli kibutsi peale, Jumal. Siis tõesti, mina mõtlesin, et need pommid peaks juba otsas olema, aga tuleb välja, et seal on rakette küll ja küll veel. Jumal, me palume tarkust Iisraelile, Iisraeli sõjaväele, nendele kindralitele, issand, õnnista oma rahvast, Jumal, ja need pantvangid, kes on praegu seal 239 pantvangi. Jumal, päästa nad ära, päästa ära, issand, ole armuline, issand. Halleluuja, boharanamo, shakaranamo, hobolone maranaha. Tule Jeesus oma väega, issand, ja näita oma rammu, issand, ja vägevust Jeesuse kallil nimel. Tänu sulle, issand, sina oled suur ja vägev ja kõik on sinu kontrolli all. Tänu Jeesus selle eest. Issand, õnnista ka kallist Teet Uuemõisa ja võia tema huuled ja anna talle julgust ja seda öelda välja, mida sina oled talle öelnud, mida ta meile võiks öelda. Tänu Jeesus sellest. Amen. Õnnist. Armu ja rahu kõigile, kes on täna siia pühakotta tulnud. On isadepäev ja mul on ka nii rõõm öelda, et mina olen ka isa. Ja mul on 3 imelist last ja mul on imeline abikaasa. Kuidagi, kui ma valmistasin tänaseks ette ka, siis mul üha rohkem tuli sõnu, tuli selle kohta, et kui hea võib olla üks hea naine. Need on õpetussõnades on nagu kullatud neid kohti, et kus öeldakse, et milline on hea naine, ta on nagu kroon ja kui suur õnnistus ta on. Ja meie isad peame olema väga tänulikud oma naistele, kes on meile võimaldanud seda, et me võime olla isad. Ja nad kannustavad meid ja julgustavad meid. Ja ma ei oleks isa, kui minu kõrval ei oleks sellist imelist abikaasat. Ja tavaliselt, mida sellised jumalakartlikud naised teevad, need julgustavad. Need ütlevad, ole julgelt, mine edasi. Täna, kui ma siia ette valmistasin, siis mul mõned mõtted ma jagaksin nii mõlemalt poolt, nii uuest kui vanast testamendist. Ja ikka nagu see keskne telg on Jumala isa peal. See isa ja poeg. Et ühest küljest me teame, et see 3 ainsuset, et isa, poeg ja püha vaim, eks ole. Nad kõik on meie juures, nad kõik on siin, eks ole. Ja nad kõik on üks Jumal. Ja ometigi ma tahaks nagu selle nagu mudeli kokku panna, mis on võetud ka kokku Matteus 11. peatüki 27. salmis, kus Jeesus ütleb, et kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa. Halleluuja. Ega ükski tunne isa kui vaid poeg. Ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Ja järgmine salm, see on täna minule ka ja sulle ka. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja mina annan teile hingamise. Amen. Kas pole hea? Teate, mis isa juures on hingamine. Jeesus alistus isale ja ta ütleb,
et nagu minu läbi keegi muu ei tunne poega kui vaid isa. Isa tunneb oma poega. Isa tunneb oma last. Ma usun, et paljud isad on ka viibinud oma laste selle sünnihetke juures, on siis olnud kas siis sünnitushaiglas või kuskil olnud. Ja teate, see seal sünnitushaiglas on alati selline, kui lapsed on sündinud, see on üks imeline lõhn. Kui me vanasti polikliinikutes käisime, siis seal oli selline steriliseeritud, selline ravimite lõhn. Aga need, kes on olnud sünnitushaiglas, see on selline imeline, selline vastsündinu lõhn. See ei kesta kaua, see on võib-olla mõned päevad, aga see jääb meelde. See on selline eriline, selline puhtus ja samas öeldakse, et see laps, kes sünnib, et ta on nii hoitud, ta on nagu nii ette valmistatud, sest see šokk siia maailmasse tulekuks, kogu see mikrobioloogia ja kogu see keskkonnavahetus on niivõrd teistsugune, et ta saab täispaketi, kui ta tuleb välja. Ja nüüd see on sama, mis toimub nagu vaimuliku inimesena, et kui me Jumala püha vaimu võtame vastu, kui me võtame vastu Jeesuse oma isiklikuks päästjaks ja lunastajaks, siis me väljume nagu sellest maailmast täiesti teise keskkonda. Me muutume täiesti uueks. Me oleme uus loodud emas. Püha vaim sünnitab meid. Ja teate mis? Me oleme siis ka nagu vaimulikud beebid. Ja me hakkame järgult nagu jõudma selleni, et kes me oleme või kes on minu isa, kes on mu ema, mismoodi see on. Johannese 5:19-20 ütleb, et tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa. Sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Millised imelised sõnad. Kas sa saad aru, et me tegelikult ju kopeerime oma vanemaid. Laps vaatab oma isa ja ta kopeerib neid. Ta teeb järgi seda kõike, mida ta kuuleb ja näeb. Mul on ka poeg ja 2 poega. Ja ometigi esimene oli tütar. Ja iga laps on kordumatu. Iga laps on eriline. Iga laps on teistmoodi. Ja vaadake, lastega on see, et see ei maksa midagi, et kui sa mõtled, et no nüüd ma tean küll, mul on see laps olnud, et ma tean, kuidas lapsi kasvatatakse, ma tean, kuidas asi käib. See ei ole nii. Ja teate mis? See on Jumala arm, et see ei ole nii. Sellepärast, et Jumal tahab ka nagu illustreerida oma isa kavatsusi. Miks pärast mõni laps on eriliselt teistsugune? Mõnel on antud rohkem. Me armastame kõiki lapsi ühtemoodi. Aga midagi ei ole öelda, mõni on nagu väiksest peale selline nutikam, tarmukam, ettevõtlikum. On vahe laste vahel. Ma olen näinud peresid, kus on vanema võib-olla täielik sopajoodik. Ja ometi on tal üks selline väike pisikene pesamuna. Kus on sihuke nutikas. Sihukene võtab kõike kätte, teeb ära. Ja nüüd ma näen suuremana ja ta on tubli lugupeetud mees. Ta on ettevõtlik, ta on juht, et me kunagi ei tohi nagu otsustada selle järgi, et kuidas, millisest nagu päritolust või millisest keskkonnast on tulnud. Seda nagu Jumal õpetab, et me ei tohi seda teha. Jumal on suveräänne Jumal. Jumal annab igale ühele eri paketi. Aga lõppeesmärk on üks, tulla Jumala juurde. Seda kõige paremini iseloomustab nagu Joosepi sünd. Et kui täna me kuulsime esimeses teenistuses, et kui räägiti Abrahamist ja Jaakobil oli ka 12 poega. Ja ilmselt Jaakob mõtles ka, et vaata, kui see viimane Joosep tuleb, et vaat see on nüüd see kullatükk, eks ole, et teised on nagu nad on, aga vaat see on selline eriline nutimees, eks ole. Tema teab kõik, ta näeb unenägusid ja värki.
aga nende nutikatega on, teate, mis üks asi? Neid tuleb taltsutada. Koolis, kes õpetavad tarku, öeldakse niimoodi, et need lapsed, kes ei oska hästi, nende jaoks on vaja ka õpetajaid. On erivajadusega lapsed. Aga unustatakse sagedasti ära, et need targad lapsed, nemad on ka erivajadusega lapsed. Neid on vaja ka koolitada ja õpetada nii, et neil ei oleks igav. Et nad ei hakkaks mõtlema, et nad on nüüd superkangelased, eks ole. Ja kõik peavad joonduma nende järgi. Et nemad korjavad kogu aeg neid loorbere. Ja teised on nii, et nägemist. Jumal. Ja me näeme nagu Piibli lehekülgedel seda, et need, kes on need nutikad ja sellised nagu suure manniga, nende elu ei ole alati nii, et üles mäge, vaid pigem vastupidi. Nende elu sagedasti läheb läbi selliste konaaruste ja raskuste. Mõelge täna nendele koolidele, et keda kiusati taga. Kiusati taga alati neid, kes olid natuke teistsugused, eks ole? Nad võisid olla targemad ja hoolsamad, aga nad eristusid. Või oli ta vastupidi, oli selline täiesti teistsugune ja nõrgukene. Koolis, ühiskonnas seda väga nagu pannakse tähele, et kas sa oled nagu meie või ei ole nagu meie. Ja tegelikult täpselt seesama pilt on ka läbi nagu Piibli. Et nagu kuradi kavatsus on nagu, et võtta nagu see jumalik rikkus, mis on sinu ja minu sisse pandud ja lahustada see ära selle maailma nagu valedega ja võtta see väärtus ja teha see tühiseks ja nullida ära ja lõpuks ära tappa. Aga Jumal ei luba seda. Mida isa tahab anda oma lapsele? Mida täna isa tahab täna sinule anda? Teate, mis ta tahab kõige rohkem sulle anda? Õnnistust. Isa õnnistust. Teate, nii kaua, kui me elame, nii kaua me võime öelda seda, et see ei ole meile tähtis, me võime teha nägusid, et me saame ise hakkama, et meil on oma tee ja ma tean, kuidas seda teed mööda käia ja minu vanemad on vanast ajast ja mõnikord mu poja ütleb ka, et siis sa sotsialismi ajast, et see oli sotsialismi aeg oli see, kus sa elasid. Aga me oleme teistsugused ja me näeme asju teistmoodi. Ja mida isa tahab teha on see, et ta tahab oma õnnistust anda edasi. Nüüd, mida vanemad ja ka isad saavad, siis oled sa tähele pannud, et see jutt nagu läheb samasse rööpasse kogu aeg, et üks ja sama jutt kogu aeg. Ja sa mõtled, et ma olen seda kuulnud, et jälle on see plaat peal, eks ole, jälle. Ja ma tean seda juba. Aga teate, mis ma teile ütlen, siin on üks suur vaimulik saladus. Eesti mees räägib endast, ta ei räägi enda tunnetest. Ta räägib endast läbi mina pildi. Ta räägib endast sellest, mis temaga on juhtunud. Ta räägib oma narratiivi, ta räägib oma loo. Selleks, et me õpiksime sellest loost. Ja see lugu on selleks loodud, et selle looga meie isad näevad nii selgelt, mis teel me oleme ja kuhu me oleme jõudnud. Aga see teekond on nagu teatejooks. Ja mida meie isad tahavad meile öelda, et tead, kallis poeg või tütar, ma olen jõudnud nii kaugele. Ja ma ei tea, aga ühel hetkel ma pean andma selle teatepulga üle. Ja sellepärast on tähtis, et sa võtaksid selle teatepulga üle. Ja sa ei peaks läbima kõiki neid karisid. Et sa ei peaksid kukkuma nendesse aukudesse ega tegema neid vigu, mida mina tegin. Kas saad aru? See on armastus. See on see, mis ei jõua meile sagedasti kohale, mida me mõista. Või mida me mõistame siis, kui me läheme mõnikord sinna surnuaeda, eks ole. Ja mõtleme minu isa, minu ema. Milline on see jumalik õnnistus?
Me näeme seda selgelt, kui Jaakob palub õnnistust oma pojale Joosepile. Ta palub talle vilja, ta palub talle viina. Ühesõnaga kõike seda, mis tänapäeval on. Ta palub seda juhtimist, et ta oleks valitseja. Me tahame kõike seda oma lastele anda. Me ei taha, et meie lapsed oleksid vaesed või et nad peaksid olema otsima tööd. Me ei taha, et nad satuksid sõltuvustesse. Me tahaksime, et nad oleksid juhtivatel positsioonidel, et neil oleks leiba küllalt. Taavet tahtis seda ka oma lastele. Ja ometi me näeme, et mõnikord võidakse ka isa süda puruks tõmmata. Ma olen küsinud nagu seda ja ma täna nagu sain selle südamesse, et rääkida ka natukene sellest isa murtud südamest. Mul on nii hea meel, et pastor Veljo nagu avas täna selle oma avasõnaga just, et Jeesus oli ka ristil, eks ole, ja see on nagu see fookus, et kus me läbi läheme, et isa vaatas oma poega ja sel hetkel, kui poeg oli seal ristil, ta ei saanud midagi öelda, sest poeg pidi surema. Kust läks läbi see surm, kust see tuli nagu lõikas sisse, mis rikkus meid kui inimesi? Jah, see oli patu langemine, me räägime hästi palju patu langemisest. Aga kuskilt otsast hakkasid nagu asjad veel hullemini minema. Patu langemine oli alles esimene etapp. Ja teine etapp, kus ma usun, et Jumal hakkas juba otsuseid tegema, et läkitada oma poega. Ja teate, kus see oli? Vähemalt mina sain nii aru, te võite mind parandada, sest tunnetus on poolik. Aga see oli see, kui oli Kain ja Aabel. Ja mõlemad tahtsid teha ohvrit. Mõlemad tahtsid anda parimat oma isale. Ja ühe ohver võeti vastu ja teist ei võetud. Jah, me võime öelda, et jah, Eesav tegi pattu ja Eesav oli selline teissugune ja kõik. Ikka on neid parem poeg ja halvem poeg. Aga küsimus oli selles, et Kain tappis Aabeli. Ja vaat see on nüüd see koht, kus ma ütlen, et isa süda läks puruks. See on kohutav, kui keegi isa kaotab oma poja. Ja üks pilt sellest on ka Aabsalomist. Et kus Aabsalom on nagu tõeliselt selline vägev kuningas, ta on kõik selle saavutanud, see sama, millega iga isa on õnnistanud oma poega ka Vanas Testamendis, tal on kõik. Tal on jõud, tal on vägi, tal on vankrid, ta on kohtumõistja, ta istub linna väravas, eks ole, ta peibutab, ta on suurepärane poliitik, eks ole, tal on kõik antud, tal on vägi antud. Ta oskab inimeste nagu südamed haarata enda poole ja tegelikult nagu võõrandada need Iisraeli meeste südamed enda poole. Ja siis ta kasutab julmalt selles võimuvõitluses ära. Ja mida aeg edasi, mida enam ta emaldub, siis seda enam ta nagu lõhub seda oma poja staatust, ta hävitab selle ära. Ja mul ei ole nii palju aega, et kõigest sellest nagu üksi pulgi läbi minna. Aga lõpp on see, et Aabsalom hukkub, sureb. Ja Taavet ütleb, et mu armas poeg Aabsalom, see sama poeg, kes tahtis tema surma, Taavet nutab teda taga. Tal ei ole üldse selle võidu üle rõõm. Tema nõuandjad peavad nagu teda lükkama, et ole nüüd mees, räägi sellest, räägi oma rahvaga. Muidu nad ei saa aru, et kuidas on võimalik, et näed, su oma poeg tuli sulle vastu ja sina siin nutad ja ei pea nagu võitu mikski, ega neid, kes selle võidu koos sinuga saavutasid. Jumal, olen alati, need mõtted mind alati viivad nagu selleni, et mis tähendab tänapäev kaotada oma last. Jumal näeb, see iga isa ja musu ka ema südames on see kartus. Me ei räägi sellest välja. Me ei räägi sellest välja. Me ei taha sellele mõelda, kallid. Aga see tuleb tagasi. Ja see ei ole mitte selleks, et meid hirmutada, kallid, vaid see paneb meid mõtlema tegelikult Kristuse ohvrile. Isa südamele. Isa andis poja. Ja poeg oli ristil ja hüüdis, mu isa,
miks sa oled mind maha jätnud? Kuidas see on võimalik? Sest isa nägi poega, isa nägi Jeesust, kui ta siin maa peal oli. Ta elas kaasa tema tervendamistele ja tema mäejutlusele. Ta nägi seda kõike. Poeg oli ühenduses isaga. Ta rääkis mäejutluses kõike seda, mida ta oli isalt kuulnud. Ta palvetas isa poole. Neil oli, ega ta muidu Jeesus ei oleks rääkinud seda, et ta demonstreerib isa. Ja kes ei näe poega, sellel oli isa, kui tal ei oleks olnud seda nii-öelda püsiühendust isaga. Ja ometi sellel risti surmal on nagu toimub mingi katkemine. Kui keegi kaotab oma lapse, siis temal tees on ka mingi katkemine. Mingi nöör katkeb. Aga seda, mis kurat on hävitanud ja katkestanud, seda Jumal on loonud ühendama. Ja sellepärast meil on täna see julge tunnistus, et surm ei võida isa armastust. Isa armastus on ja jääb. Ta ootab meid taevas. Ta on valmistanud meile koha. Need lapsed, kes on varem lahkunud, need ootavad meid ees. Nad on inglid, ma usun, et nad on inglid seal. Ja meie lähme ka sinna. Me oleme teel sinna. Aga iga kord, kui me võtame vastu Kristuse karikat ja elame nagu läbi seda Kristuse kannatust ja tema ristisurma tähendust ja ka üles tõusmist, siis me otsekui nagu valmistame iseendid, et surm on võidetud vaenlane. Isa armastus on suurem kui surm. Isa lubab mõnikord ka oma lastel katsetada piire. Igal isal on tegelikult see sees, et ta tahaks näha, et kui palju ta jõuab. Kui see on spordivõistlus või kui see on, ta valmistab oma lapsi ette, eks ole. Nad lähevad, lapsevanemad, kes te olete, te lähete oma laste nendele võistlustele kaasa või kui lapsed esinevad kusagil. Te süda põksub sees. Kui minu lapsed mängisid kuskil kontserdil, ma mäletan, et ma julgen vaadata, ma panin silmad kinni, et ega neil vale nooti tule, kui nad nüüd midagi mängima hakkavad. Sa elad tõsiselt selle kaasa. Või kui mängitakse veel pallimänge, siis lähevad asjad eriti hulluks. Lugege ajalehtedest, mida vanemad hakkavad tegema, eks ole. Ja need vaesed treenerid, kes peavad siis taluma kõiki neid hõiskeid ja ka õpetusi. See on selline pidev nagu kaasa elamine. Ja isa saatis Jeesuse kõrbe pärast seda, kui ta oli ristitud. Kes läkitas seda kõrbe? Vaim läkitas. Mitmeks päevaks? 40 päevaks. Kui ma lugesin, mõtlesin, et küll on minu isa ikka tugev mees olnud. Ta on 2 korda 40 päeva paastunud. Mõelge, 2 korda 40 päeva paastunud. Ma ei saa aru sellest. Ma väiksena, kui isa seda rääkis mulle, siis ma nagu kartsin seda. Ma mõtlesin, et järsku mu isa sureb ära. Ma hiljem kuulsin, ma teadsin, et ta paastub. Ja pojana ma ikka sa mõtled, et Jumal, et kas ta suudab, kuidas on võimalik. Ja ma arvan, et see ei ole selleks, ma ei räägi mitte selleks, et me peame seda järgi tegema. Vaid selleks, et mida nagu laps tunneb. Ja mida võis ka Jeesus tunda siis, kui ta oli kõrbes. Aga teate, mis on neile kõrbeteekondade mõte? Kõrbeteekondade mõte on see, et me tunneksime ära, kuivõrd väga me vajame isa. See ei ole mõtet selles, et me kannataksime, et hambad ristis, et nüüd me näljutame või hoiame, et nüüd me siis, see on mingi saavutusvajadus. See ei ole see. See on see, et selles kõrbes me vajame, me tunneme, et ma vajan isa. Ma vajan teda seal. Sest Jeesus ütles ju teises kohas, et milline isa? Missugune isa teie seast, kelle poeg palub kala, annaks talle kala asemel maa. Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni. Mõistad? Ja selline isa läkitas ometi oma poja, kuhu? Kõrbe. Vaadake, me oleme ka mõnikord sellises kõrbes.
ja kõrbes on, aga kõrbes me tunneme tegelikult ära, et me ei saa üksi hakkama. Lapsena me proovime nagu murda sellest nii-öelda koduväravast välja. Ma ei saan hakkama, ma tean, kuidas asjad käivad, ma proovin, eks ole, ma teen, eks ole. Ma ei hakka spekuleerima, mida tundis Jeesus. Aga ilmselt ta vajas ka seda treeningut. Et tunda, ta vajab isa. Kui ta on teel ristile, siis see on nagu õppus. Juudi sõdurid Negevi kõrbes valmistatakse ette, eks ole, see on väga rasked katsumised, kuidas vastu pidada. Meie sõdurid saadetakse metsadesse, eks ole, ja kurdavad ka, kui raske on. Aga kujuta ette, mis tähendab kõrbes olla. Ja ma lõpetan veel ühe mõttega. Ma olen täna jaganud teile nagu erinevaid kildusid. Sellepärast, et isa süda koosnebki mitmest killust. Ja Piibel ütleb ka seda, et me isadena oskame nagu heast tagavarast välja tuua midagi. Ja ma tahaksin, et ma usun ka seda, et meie kogudus ongi loodud selleks, et igal ühel on midagi või mingist killust kasu. Ja see on see, et kui meil on lapsed, siis on ikka nii, et toimub natukene siis purelemist ka. Olete pannud tähele? Et eriti, mida rohkem on lapsi, seda rohkem on ikka sellist nii-öelda. Eile käisin vaatamas selliseid koerakutsikaid ja need olid juba päris suured, olid 4 kuused. Need oli siis 3 tükki, 4 oli veel, lasti neid korraks puurist välja ja nad olid nii rõõmsad selle üle ja siis kukkusin niimoodi omavahel niimoodi vaiket hammastega niimoodi näksama niimoodi. Aga see oli siuke armas näksamine, eks ole. See oli siuke, et saad aru, et ma olen, kes mina olen ja siis oled sina ja siuke väike hullamine, eks ju. Eile õhtul oli mul vanem poeg oli külas nooremal ja siis ma kuulen, et mingisugune nügimine käib ja siuke hullamine ja värk ja mõtlesin, et täpselt sama lugu. Aga teate, mis isale meeldib selline asi? Kui poisid hullavad. See on tore, eks ole? Nüüd vanematena me teame, et kui meie lapsed ka, teinekord nad alati ei hulla. Teinekord ikka öeldakse üksteisele üsna rängalt mõnikord ja tehakse mõnikord haiget ka ja kõike tehakse. Aga Piibel ütleb, et sellist asja on. Galaatia 5.15 ütleb, et kui te aga üksteisega purelete ja kisklete, kuulete, kisklete, isad, emad, harjuge ära, kisklete, siis vaadake, et te üksteist hoopis alla ei neela. Ja see muuseas koguduse kohta, kallid. Ja see on sellepärast, et me õpiksime üksteisega elama, mõistate? Meil on oht see, et ikka juhtub, et kiskleme, ikka juhtub, et saame valesti aru, ikka tuleb süüdistaja vaim, kes lisab hagu tulle. Aga küsimus on selles, me ei neela üksteist alla. Me õpime sellest, me õpime oma vigadest, me õpime armastama. Teate, armastus on ka õppimise koht. Armastus on tunne, jah, aga mida rohkem ma näen, ma õpin armastama. Ma õpin nägema asju. Ma õpin alandama. Meest võtab mõnikord väga selliseks sõnatuks see, kui olete kuulnud, kui mõni naine ütleb, et no ole mees, kas oled mees või ei ole? Olete kuulnud mõnikord. Ja mis siis mees teeb? Mees ütleb, olen nagu, eks ole? See võtab sõnatuks. Naised oskavad mõnikord meestele anda selliseid mõtteid, aga see paneb mõtlema tänu Jumalale. Ja Jumal oma sõnaga ka paneb meid mõnikord mõtlema asjad üle sügavalt järgi. Sellepärast, et nõu meie meeste sees on sügaval. Isade sees on tegelikult nõu sügaval. Ja selleks läheb aega, Piibel ütleb ka, tuleb ammutada selle seest. Aga me ei ole need, et me nüüd paneme kaevukaane kinni, ütleme, nii, nägemist. Mehed ei ole loodud elektripumbaks, et vajutad nuppu ja tuleb. Meeste läheb aega. Ja Jumal teab seda. Ja Jumal annab meile armu aega. Ja sama on kogudusega ka. Vaadake meie vanem pastorid, vaadake pastorid tegelikult. Nad kuulavad, nad annavad aega. Nad ei kiirusta, sellepärast, et koguduses kiirustamine on alati surm. Ei ole midagi lihtsamat, kui teha selline pealiskaudne ja vale otsus. Sest mida Jumal tahab täna sinuga teha, ja ma lõpetan selle mõttega, on see läkitada sind, panna sind nagu uutele radadele. Nii nagu vanem, kes lükkab oma lapse välja, et sa prooviksid midagi uut.
Sellepärast, et ainult uute asjade sees, ainult võõrastes kohtades me õpime nagu Jumalat tundma ja proovima. See harjumuse jõud on meie sees nii suur, et me tahaksime, et kõik oleks status quo. Kõik oleks vanaviisi. Kõik oleks nii, nagu me oleme harjunud. See on nii tore, nii turvaline. Ja ometigi, mida me näeme, kõik need Jumala mehed, nad on läkitatud kuskile välja, eks ole. Nad peavad lahkuma isa kojast, eks ole. Võõrastesse paikadesse ja nii edasi. Aga seal nendes kohtades, kui me midagi uut teeme, me õpime Jumalat tundma. Meile meenuvad isa sõnad. Need on nagu sellised head kriisid, kus me mõistame, et Jumal armastab meid. Ja mida ta lõpuks teeb? Ta viib meid isa sülle. Aamen. Ja, tõuseme üles palvesse. Isa, me täname sind, et nii hea on olla sinu ees. Isand tänada ja teenida sind, et sina meid igatüd armastad, Jumal, ja sa oled täiuslik isa. Ja sa oled pannud oma poja paremale käele. Ja tema läbi on meile tõotused, tema läbi on meile nagu tehtud valmis see teekond, et me läheme, oleme teel sinu juurde, issand. Ja kui täna võib-olla paljudel ei ole neid isasid, Jumal, aga on isa, kes on taevas ja kes ütleb, et ma ootan sind, ma olen valmistanud sulle tee. Ja ma sirutan oma käe sulle välja ja tõmban sind välja. Isegi siis, kui sa oled kuskil muda august läbi tulnud, nagu me tulnud või riided on määrdunud, siis ma olen täna sinu kõrval. Ja ma ei lepi sellega, et sa peaksid jääma hukatusauku või olema eraldatud kuskilt. Vaid issand ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete koormatud ja vaevatud. Ja mina annan teile hingamise. Issa, me täname, et sinu isa kojas on hingamine täna. Me tänan iga lapse eest, Jumal, iga ema eest, iga isa eest, vanaema eest, vanaisa eest, eestpalvetajate eest, Jumal, pastorite eest, Jumal, töötegijate eest, koguduse eest, püha vaimu eest, Jumal, kes õpetab, Jumal. Kui meie sõnad ei piisa, Jumal, siis sinu püha vaim õpetab meid, mida paluda, Jumal, labahi, shadalahai, sest su nimi on nii suur, sa oled vägev. Ja sa ei mahu ühesegi templisse, Jumal, ära. Ja ometigi sa oled meid valinud, et me kannaksime, issand, sinu vaimu enda sees. Issand, me ülistame sind. Ja me ütleme, issand, et me tahame enam seda vaimu saada, Jumal. Sest me tahame rohkem saada sind. Me ei väsi ära. Me ütleme, et poolik on see armastus, mida me tunneme. Issand, sest armastuses on nii palju, mida mõista ja tunda. Ja seepärast, issand, me palume täida meid oma armastusega. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Pastor Teet kutsus nii selge häälega, tule Jumala juurde. Tänase teise koosoleku kulminatsioon on selles, et sina tuled Jumala juurde. Tule Jumala juurde. Tule sellisena, nagu oled. Tule läbi kukkununa. Tule Jumala juurde. Täna on õndsaks saamise päev. Tuled siia ette altari juurde. Saad õndsaks. Tuled siia ette, tuled Jumala juurde. Keegi tuleb su juurde ja juhatab sind üle riigi piiri, mis on pimeduse valguse maailma vahel. Sa saad Jumala omaks. Tule täna isa või ema või laps või vanaisa, vanaisa. Tule täna Jumala juurde. Täna võib patud andeks saada, täna võib õndsaks saada, täna võib terveks saada, täna võib püha vaimuga täidetud saada. Selleks on meil altari võimalus kummarduda siia altari kaarele. Tule, kus sa oled, samba taga, samba ees, külgede peal, kus sa iial oled. Tule Jumala juurde. Täna on võimalus, isa kodu uksed on lahti. Tule sisse lahtisest uksest. Täna võid sa õndsaks saada veel. Õndsad on need, kel janu ja nälg õiguse järele. Õndsad on puhtad südamed, sest need näevad Jumalat. Õndsad on need, kel janu ja nälg õiguse järele.
õndsad on puhtad südamed, sest need näevad Jumala. sa oled ustab lõpuni, kõik lootused täidebid sul loodasin ma alati. Ja kui sind siiralt otsin ma, mul vastad sa, mind peal ei jäta üksinda. sind usaldada saan, sind usaldada saan. Jeesus, sa oled ustav. Kui ma kõnnin su teed, siis sa oled seal, sa oled seal. Kui ma kõnnin su teed, siis sa oled seal, sa oled seal. Sa oled ustav lõpuni, kõik lootused täidebid sul loodasin ma alati. Ja kui sind siiralt otsin ma, mul vastad sa, mind peal ei jäta üksinda. sind usaldada saan, sind usaldada sa oled ustav lõpuni, kõik lootused täidebid sul loodasin ma alati. Ja kui sind siiralt otsin ma, mul vastad sa, mind peal ei jäta üksinda. sind usaldada saan, sind usaldada saan. Sinu sõna läheb täide, täide. Sinu sõna läheb täide, täide. Kõik su sõnad lähevad täide, täide. Sinu sõna läheb täide, kui ma kõnnin su teed, siis sa oled seal, sa oled seal. Isand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sulle ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sulle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.